Tere ja ilusat ennelõunat, et see viimane rahvuspargi aktsent, see oli korraldajate poolt küll praegu palutud, aga eks ma siis proovin midagi käigu pealt juurde panna, et nende kantserite kutsumisega on need, et selline lugu, et need on ministeeriumite administratiivjuhid ja need ei pruugi kõiki asju detailidest teada, aga eks proovime hakkama saada. Et kogu viimase nädala ma mõtlesin, et mis asi see traditsiooniline karjakasvatus on. Et traditsiooniline on ju miski, mis on tavapäraseks saanud. Maal on tavapäraseks saanud kartulpanek. See hakkab küll ka ära kaduma, aga kui mul sel kevadel ema ka ütles, et ärme sel aastal enam paneme, siis mulle tundus nii suure traditsiooni rikkumine, et läksin ise panin maha, et see on teine asi, kes sööma hakkab, aga peasid maha on pandud. Et kui me karjakasvatust räägime, siis praegu tundub traditsiooniline olevat peaaegu juba lihaveise kasvatus, aga mis traditsioon see on, kui 15 aastat tagasi lihaveisid peaaegu Eestis just nagu ei olnudki. Aga teistpidi tegelikult juba on see tavapäraseks saanud. Aga eks me selle traditsioonilise all loomulikult mõtleme, et miski umbes nagu mis oli 100 aastat tagasi selline maalähedasem ja nii edasi, aga see traditsiooniline 100 aastat tagasi oli ka see, et lehmi lüpsti käsitsi ja loomadega elati ühe katuse all, aga seda traditsioonilist poolt me ilmselt tagasi ei taha. Ma tahtsin selle jutuga jõuda sinnamaani välja, et kui ma nüüd sellest karjakasvatusest räägin, siis ma enda jaoks mõtlesin selgeks, et see traditsiooniline karjakasvatus, see oleks, selle üks aspekt oleks siis see, et loomi peetakse väljas karjamaal. Teine aspekt oleks see, et kui me räägime traditsioonilisest karjakasvatusest, siis me pigem räägime väiksematest karjadest. Ja kui me räägime traditsioonilisest karjakasvatusest, et vähemalt osaliselt siis peaksime või võiksime ühe aspektina silmas pidada ka seda, et meil on Eestis sellised tõud, mis on siin Eestis aretatud kohalikud tõud, et see käiks ka sellise traditsioonilise karjakasvatusega kokku. Kuigi teistpidi ma lõpus kokku võtan, et see, mis meil on traditsiooniline tootmise mõttes, on natuke võib-olla teise kaliibriga asi ja loomulikult traditsioonilise karjakasvatusega käib kaasas ka see tulemus siis, mis väljendub maastiku pildis ja kõiges muus. Et minu jaoks lapsepõlves kogu kooliaja see tavapärane tegevus suvel oli karjas käia, et kõige pikem staas, kus ma palka olen saanud, on karjakuna umbes 10 aastat. See on nendel samadel maadel, mis siin pildi peal on. Ja eks see suur loomapidamine selles mõttes ole meil ka juba ju mitukümmend aastat traditsioon olnud, aga mitte sellest ei taha ma siin selle pildi juures rääkida, et selle traditsioonilise, sellel okupatsiooniperioodil olnud suurtootmise kõrval me kõik teame, oli väga palju maamajapidamisi, kus samuti loomakasvatus oli. Ja siin pildi peal ka seal paremat kätt, kus mets tuleb. Seal olid mõned metsa heinamaad, sellised väikesed tükid, mida siis naabrid meil endal heinamaana kasutasid. See oli üks selline traditsioonilise karjakasvatuse tulemus, et olid sellised metsaheinamaad, mida hooldati ja minu jaoks selline kõige kurvem selle väikeloomapidamise kadumise üks tagajärg ongi, et kodukohast need väikesed metsaheinamaad on kadunud, selles mõttes, et nad on nüüd juba võsa ja metsa all ja sellised kooslused, mis olid sellised tavapärased lapsepõlves, teatavasti, mis lapsepõlves on, see on kõige kallim on kadunud, et nendel heinamaadel olid just sellised, kevadel oli just kullerkuup selliseks levinud taimestikuks ja metsahalda teatavasti enam hästi ei kasva. Aga kui me nüüd tuleme loomakasvatuse juurde Eestis, siis ma nendest aspektidest natuke proovingi rääkida, mis ma alguses nimetasin, et milliseid loomi me kasvatame, kus siin tendentsid on
milliseid loomi kasvatame rohkem, milliseid vähem, kuidas on lood üldse karjapidajatega, palju neid meil alles on jäänud ja millised tendentsid siin on ja samuti, et kuidas me siis läbi toetuste, kuigi toetustest nii ilusal päeval eriti rääkida ei taheta, aga nimetan ikkagi, et läbi milliste toetuste me siis nii neid tõuge, nii nende maastike kui ka siis väiksemate karjade arengut oleme proovinud toetada. Ega siin ei saa endale keegi väga kõvasti vastu rinda taguda ja öelda, et asi on väga hea, aga need samad vahendid, mis praegu kasutada on loodetavasti ka uuel finantsperioodil, nii et kui meil on siin ideid, kuidas võib-olla paremini nende asjadega edasi minna, eks siis ongi see diskussioon oodatud ja selleks diskussiooni alguseks praegu just õige punkt, sest ka Euroopa Liidu poolt, nagu te teate, need uue perioodi põhimõtted on just välja tulemas. Aga kui me vaatame loomade arvu, et mis siin viimastel aastal siis juhtunud on, siis nii ongi, et lihaveiste arv on põhimõtteliselt Eestis mitmekordistunud, võib öelda, et isegi viiekordistunud siin kuskil aastast 2005. Piimatõuguveiste arv on Eestis langenud ja lammaste arv on ka päris oluliselt kasvanud, need viimastel aastatel küll stabiliseerunud. Et Andres nimetas, et mingil hetkel Eestis oli 200 000 hobust, sellel samal ajal, seal enne teise maailmasõja algust Eestis oli ka 500 000 lammast ja 400 000 kuskilt veist, et me võime ette kujuta, milline see meie maal meie see visuaalne pilt välja nägi. Et piimakari on läbi aastate meile väga tähtis olnud, et siin pikemalt ei peatu, ei hakka hindade ja muu üle arutama, aga siin ma räägin ainult sellest tendentsist, mis piimakarjadega juhtunud on. Et piimakarja pidamine on üks selliseid raskemaid ja keerukamaid tegevusi. Ja siin on niimoodi, et kui raskem moment on sektoris näiteks kas või hindade tõttu, siis see alati toob kaasa selle karja vähenemise. Aga teine tendents on see, ja see on teiste loomaliikide puhul ka, et vaatamata sellele, et kas on head ajad või halvad ajad, isegi kui on väga head ajad, siis karjade hulk läbi viimast aastat on kogu aeg vähenenud. Ja valdavalt vähenevad just väikesed karjad, et siin võiks tekkida küsimus, et mis see põhjus on, miks piimatootmises väikesed karjad vähenevad, isegi siis, kui piima hind on väga hea ja tegelikult siin see põhjus on, üks põhjusi on, ja mitte ainult Eestis, vaid kõigis teistes riikides ka see, et väikeste piimakarjade puhul seda järeltulevat põlve on väga raske leida, kes tahaks 20-30 lehma puhul seda väga rasket tööd teha, et ei soovita seda tööd üle võtta ja võib-olla siin selles mõttes on ka see tendents loomulik, nagu et järjest tegelikult on suurenenud just lihaveise kasvatus, ka karjade arv on suurenenud, et see on selline tootmise valdkond, kus seda vabadust on õige natuke rohkem ja siit slaidilt on siis näha ka, et mis meil nende loomadega seotud majapidamist arvuga on juhtunud. 2001 näeme, millised näitajad olid, kokku oli loomadega majapidamisi üle 30 000 ja praegu on neid järgi jäänud siis viimase struktuuri uuringu andmetel, mis Statistikaamet on läbi viinud 2016. aastal, seda igal aastal on siis natuke alla 7000 looma, et kui te neid näitajaid vaatate, siis need võib-olla natuke erinevad sellest, mis
mis võib-olla seal mõnel juhul PRIA poolt tutvustatakse, et neljapäeval oli ka üks Maaelus vist oli üks suur artikkel loomakasvatusest, et seal lammastega karjade arv oli näiteks üle 500, aga suurusjärgud on samad ja need andmed olid ka 2017. aasta kohta. Et siin lihtsalt üks slaid selle kohta, kui me majanduslikult poolt vaatame, et kui tähtis loomakasvatus Eestis on ja loomakasvatus põllumajanduse majandusharu kogutoodangust moodustab, aastad on loomulikult erinevad, aga moodustab kusagil poole. Praegu on käimas ühe suure arengukava koostamine, mis on meile riigi poolt ülesandeks tehtud nagu paljudele teistelegi valdkondadele praegu Eestis. See on põllumajanduse kalanduse valdkonna arengukava koostamine ja selle arengukava koostamise käigus on analüüsitud ka seda, et miks meil Eestis karjakasvatuseks head tingimused on ja mis ka siis ohtudeks on. Ei hakka neid kõiki üle kordama, aga meie klimaatilised tingimused kahtlemata rohumaa viljeluseks hästi sobivad jätkuvalt. Ja rohumaid on meil palju ja loomakasvatuses olulistes valdkondades on ka järjepidevus täiesti olemas ja kui me räägime sellest suuremahulisest tootmisest, siis seal on Eestis võrreldes kõigi teiste Euroopa Liidu riikidega, kui me räägime piimatootmisest, meie olukord väga hea, et põllumehed on selles osas väga suure sammu, eriti tehnoloogilise poole pealt edasi astunud. Meil on endal sinini olemas tõuaretus, mis ei ole ka üldse nii iseenesestmõistetav asi, aga loomulikult kontsentreerumine, kui me seda teist poolt vaatame, et see on suur küsimus kindlasti kas või keskkonnahoiu seisukohalt ja loomulikult teatud aladel praeguse loomakasvatuse mahu vähenemine on viinud selleni, et on küllalt suuri piirkondi, kus loomakasvatus on küllalt selline arvnähtus. Eestis, kus kunagi, nagu me nimetasime, kogu Eesti oli loomi täis. Arengukavadest ei hakka ka pikalt rääkima, aga nimetan ainult seda, et kõigil meie tähtsamatel loomakasvatuse valdkondadel on koostatud oma arengukavad ja ükski nendest arengukavadest ei näe ette, et loomakasvatus Eestis teeks vähikäiku, et olgu ta siis piimatootmine või lihaveisekasvatus või lambakasvatus, kõik valdkonnad näevad, et kui me oskuslikult majandame ja turusituatsiooni oskame ära kasutada, siis kõigis valdkondades on kasvuruumi. Et eks tegelik elu teeb korrektuur, aga nii üleüldine nägemus ja see ei ole, või visioon ja see ei ole siis mitte ainult ministeeriumi, aga sektori enda inimeste nägemus on, et kasvupotentsiaal meil loomakasvatussektoris on Eestis endiselt olemas. Ja mis on huvitav, et alati, kui mõnda ettekannet teha, siis saad ise ka mõne uue asja teada või targemaks, et palju räägitakse ju sellest, et veiste väljas pidamine, et see mõnes mõttes on ka ikkagi keskkonna küsimus, kui me räägime kasvuhoonegaaside emissioonist. Aga kliimapoliitika põhialustest meil on sätestatud, et veiste karjatamise osakaal peaks suurenema ja see on seotud just sellega, et kui me võrdleme seespidamist ja väljaspidamist, siis väljas metaani tootmise osakaal olevat omajagu väiksem, ammoniaagil küll vastupidi, aga
see ikkagi toetab seda fakti, et kui veiseid väljas pidada, aga sellest seisukohast võttes pigem on tegemist positiivse tegevusega. Mul kolleegid ministeeriumis tegid sellise väikese arvutuse, et võttes aluseks kõiki neid prognoose, mis maailma turgu puudutavad, et milliseid lihaliike rohkem tarbitakse, eriti nendel turgudel, kus turg kasvab, ostujõud kasvab ja nii edasi, kuidas piimaga lood on, siis kui me lihtsalt seda arvulist poolt vaatame, võib arvata, et siin lähima 10-12 aasta jooksul ikkagi kasvab ka piimalehmade arv, kasvab kindlasti ka lihaveiste arv ja kasvab ka kindlasti lammaste arv, nii et võiks eeldada, et meil maastikul loomi tuleb juurde ja see loomade nägemine väljas ei ole vast tulevikus nii haruldane, nagu ta praegu on, et vaatasin täna ka, kui siia sõitsin pool teed, sõitsin Peterburi maanteed mööda ja pool siis kusagil kõrvalisemaid või väiksemaid teid mööda, et ega karju, mida näha on ikka väga vähe. Ja mida näha on lihaveised ja hobused. Rohkem suurt silma ei paista, kui natuke teada, kus mis on, siis loomulikult on meil ka väga suuri lambakarju ja kõike muud, aga ikkagi, kui nii lihtsalt maastikul liikuda, siis jah, loomad enam nii tavapärased kahjuks ei ole. Nüüd õige natuke toetustest, aga jah, ma ei hakka rääkima toetuste saamise tingimustest ja kõigest sellest, aga lihtsalt proovin näidata, et kui, nagu ma ütlesin, kui see traditsioonilise karjakasutuse üks pool on see, et me pigem räägime väikestest karjadest, mitte sellisest industriaalsest tootmisest, ja olukorras, kus loomad näiteks piimatootmise puhul enam väljas ei käigi, siis näita, mis toetused nagu sellega seotud on, mis siis soodustavad loomade karjatamist väljas, väikeste karjade arengut ja ka seda, mis on seotud ohustatud tõugudega. Nii et proovin hästi kiiresti siit üle liikuda. Aga jah, mis puudutab piimakarju, siis meil on see nõndanimetatud seotud toetus sel perioodil, kus me väikestele alla 100-pealistele karjadele siis maksame suurema koefitsiendiga ehk kahekordset toetust ja praegu on juures ka ülemineku toetused. Need on küll ajaloolise referentsi alusel siin need otsused ümber vaadata ei saa, et seal on nii suurtele kui väikestele karjadele ühtemoodi toetused, et see on otsetoetuste pool, mis puudutab siis maaelupoliitikat ja maaelutoetusi, siis siin on nagu hoopis avaramad võimalused kõigele sellele, mis ma rääkisin, kaasa aidata, sealhulgas maahooldusele ja elurikkuse säilitamisele, samuti geneetilise ressursi hoidmisele, et kui need toetused kiiresti nimetada, siis maaelu arengukavast, nagu Andres ka juba nimetas, üks toetus, mis makstakse, on poollooduslike koosluste hooldamise toetus. Siin see hooldusalune või toetusalune maa on järjest kasvanud, eelmisel aastal oli ta jah, üle 29 000 hektari. Ja siin sellel perioodil ja ma arvan, et ka järgmisel perioodil just see nüanss, millele me rõhku oleme pannud ja ka tulevikus paneme, on see, et eriti peame vajalikuks toetada neid poollooduslike kooslusi, mida hooldatakse siis karjatamise teel. Et siin on toodud ülevaade sellest, et kui suure hulga poollooduslikest kooslustest siis moodustavad need, mida karjatatakse, et see protsent kokku on päris suur, see oli vist umbes 3/4, kui ma mäletan, et see kõige suurem osa sellest ringist ja siis seal veel
väiksemaid osasid sellest jaotusest, mis iseenesest juba traditsioonilise karjakasvatusega oma olemuselt rohkem seotud on mahepõllumajandus, sest seal loomaliikidele on samuti nõue, et loomad peavad saama väljas käia. Ja mahemaa viljeluse pind on meil samuti kasvanud päris hoogsasti, nagu te teate, aga kui me vaatame seda loomade poolt, siis teatavasti isegi üle 60% lihaveistest või peetakse mahedalt. Lammaste puhul on see protsent mõnevõrra väiksem ja lüpsilehmade puhul sootuks tagasihoidlik, et lüpsilehmi on ainult paari tuhande ringis, mida mahedalt peetakse. Et mitmed suured lüpsikarjapidajad on tundnud huvi, et võiks ka mahetootmisele üle minna, aga nendel vähemalt hetkel see lahendamatu probleem on just karjatamise pool. Aga kui mahedaga karjatamist ei kaasne, siis väga raske on seda ka mahemaa viljeluseks pidada, nii et ega ma eriti ei näe ka, et seal oleks mingid kompromissi tegemise võimalusi, kuigi iseenesest, kui ka mõned suuremad karjad mahemaa viljelusel üle läheksid, et see oleks igas mõttes hea, aga see karjatamise pool on selline, millega või millest me ikkagi mööda ei saa. Kuigi Saaremaal asi ikkagi läheb, et juustukanad alustasid ja hiljuti oli toiduainetööstuse konverents, siis nad ütlesid, et varsti tuleb mahepiim ka nende poolt nagu turule. Kuigi mahepiim ju väikeste tootjate poolt juba on ka turul, eks. Seal on isegi meil ju 3-4 tootjat, kelle toodangut lausa nendest suurtest kettidest leida võib. Ja loomade heaolutoetus on üks selline toetus, kus põhinõue on karjatamine, kui sead välja arvata. Ja siin on siis ülevaade sellest, et kui palju loomadest loomaliigiti loomade heaolutoetusega siis kaetud on. Ja siin kohe vaatame natuke täpsemalt ka, aga siin ikkagi päris palju on, et loomulikult jällegi nendel suurtel lautadel on, ma räägin piimaveistest, on ka suur küsimus, et kuidas sellega hakkama saada, et kui laudas ikka 500 või 1000 looma on, siis selle karjamaa leidmine on keeruline, aga seal, kuigi see oli suur diskussioon, seal minu arust ikkagi pigem hea lahendus on see, kui siis vähemalt noorloomad saavad väljas käia, et see diskussioon selle toetuse tegemisel oli see, et kas kõik või mitte midagi. Et üks variant, aga isegi kui noorloomad väljas saavad käia, minu arust see on ikkagi parem, kui see veis oma elu jooksul üldse välja ei saaks karjamaal. Et siin sigade arv sellest Eestis sigade koguarvust, mis loomade heaolutoetusega siin kaetud on küllalt suur, aga siin selle toetuse saamisega oli natuke trikitamist, nii et sellel aastal see omajagu kukub. Aga nüüd loomade karjatamine, kui me sellest ülevaate teeme, siis eelmisel aastal karjatati siis erinevate skeemide läbi 50% PRIA registris olevatest veistest, 42% kitsedest, 46% hobustest ja 93% lammastest. Nii et sellised need protsendid on. Ja veel siis lühidalt ohustatud tõugu loomade pidamise toetusest, sest need ohustatud tõud minu arust sellisest traditsioonilisest
loomapidamisest küllaltki selline lahutamatu osa on ja kui te vaatate, siis läbi nende erinevate maaelu arengukava finantsperioodid see nimekiri erinevatest tõugudest on pikenenud. Eesti vutki näiteks nüüd tuli uuel perioodil juurde ja kuigi kõik ohustatud tõugu loomade pidajad seda toetust ei taotle, siis kui me vaatame seda loomade hulka, millele on toetust taotletud, siis vähemalt on näha, et see olukord on kas siis stabiilne või mõnel juhul kerge tõusutrendiga. Ja siin hästi ülevaatlikult, et ei hakka seda kuidagi lahti seletama, ka paar kaarti selle kohta, et kui me vaatame otsa sellele, et kuidas siis need ohustatud tõugud kõigepealt nagu piirkonniti jaotuvad, räägime siis nendest, kellel on toetust taotletud, siis Eesti on küllalt kirju. Ja siin on paar kaarti ka selle kohta, kuidas maastikupildis üle Eesti on näha loomade jaotumist selles osas, mis puudutab loomade heaolu toetust. Et siin on ka, see esimene pilt on veiste kohta ja teine on siis hobuste kohta, et see näitab põhimõtteliselt, kus Eestis loomi väljas näha võib mahe siis välja arvata. Ma näen, et Martti on kärsituks muutunud, et lõpuks või peaaegu lõpuks ma tahan üles kutsuda kõiki, kellel selleks aega tahtmist on, et osaleda praegu koostatava põllumajanduse kalanduse valdkonna arengukava väljatöötamise protsessis, sest see arengukava paneb paika suuresti ka selle, kuidas me hakkame uue finantsperioodi toetusi jagama, millised on uuel perioodil prioriteedid. Nii et kui me räägime karjakasvatusest, selle toetamisest, siis ka siin on oluline need põhimõtted paika saada. Ja loodetavasti karjakasvatus Eestis ei tee mitte vähikäiku, vaid vastupidi. Aga et näidata, et mõelda ka täiesti vastupidi, siin on üks Soome arengustsenaarium aastaks 2050, mille nad on oma biomajanduse valdkonnale teinud. Seal nad leiavad ühe stsenaariumi puhul, et loomakasutuses kogu arengut hakkab lähiaastakümnetel mõjutama inimeste keskkonnateadlikkus. Inimesed leiavad, ja eks ta nii ole ka, et võrreldes taimse toidu söömisega loomse toidu tootmine on tunduvalt suurema koormusega keskkonnale ja arvatakse, et punase liha söömine, mis tähendab siis sealiha ja veiseliha, käib vähikäiku ja aastaks 2050 selle osakaal saab olema marginaalne. Nii et mõelda võib ka seda pidi, eks. Meie päris nii ei mõtle. Ja nüüd kõige lõpuks kokkuvõtteks, mina jagaksin loomapidamise 3. Üks on suurtootmine, et meil oleks olemas piisavalt toiduaineid meile kõigile. Teine on see pool, millest me siis võime rääkida võib-olla sellisest traditsioonilisest loomakasvatusest, kus ühelt poolt kindlasti peab olema ka majanduslik aspekt, aga teiselt poolt kindlasti kaasnevad mingid muud aspektid, näiteks kultuurilised aspektid, ohustatud tõugude säilitamine või keskkonnahoiuga seotud aspektid, loomade karjatamine poollooduslikel kooslustel ja kus see toetuse moment peaks olema kõige suurem. Aga 3. pool on see, et kui me maal elame, kes maal elab, kui me tahame oma toidulauda rikastada, kui me tahame, et maastikus oleks loomi, siis miski ei keela meil kodus ka
tegeleda kas kodulindude pidamisega või küülikute, mille iganes pidamisega, et see on jällegi see pool, mis ei vaja mingit toetust, nagu siin täna oli juttu, et kui keegi soovib endale 2 hektarit puisniitu taasta, siis see tegevusi on igaühele tänapäeval jõukohane ja teretulnud ja kokkuvõttes samuti meie maastikupilti kujundav. Aitäh! Aitäh! Ma küsin, kuidas sinul lõunajärgsega graafikuga on, siis ma tean, kas ma luban küsimusi esitada või jäävad. Et ma paluks küll, et kõik küsimused ära esitatakse, sest kuna ette ei olnud palutud lõppu jääda, siis ma kahjuks sellega arvestanud ei ole. Mina küsiksin siis kohe seda, et see oli see lambakasvatuse arengukava 2018–2023. Et kas arengukava sai tõesti valmis? Või on ta veel, kas ta on kinnitatud? Kinnitatud minu teada ei ole, aga minu arust valmis on küll. Ma ise ei olnud nendes töörühmades, aga... Mina olin, mul ei ole infot, et see valmis oleks. Kinnitatud ei ole, aga minu teada töörühmi just nagu enam kokku ei kutsuta selle. Sellepärast ma ütlen, et... Või magama või midagi selle töörühmaga juhtus mulle? Igal juhul nagu ta minu teada soiku ei jäänud, et mulle nagu on öeldud, et joon on alla tõmmatud, et... No siis ta lõpetati ära. No siis on loodama. Aga millega siis kinnitatakse? Küllap varsti. Et need arengukavade kinnitamised väikese kooskõlastusringi ministeeriumis läbivad ja siis saavadki ministri poolt kinnitatud. Nii et ta nagu päeva pealt ei juhtu, aga seal ma ei oska täpselt öelda, aga no ilmselt võib-olla ikkagi lähiaja küsimuseks. Ma küsiks täiesti teise nurga, et võtan kõik need arengukavad, PõKa ja nii edasi, need ikkagi keskenduvad industriaalsele karjakasvatusele ja reguleerivad rohkem neid küsimusi. Kas riigil on, Maaeluministeeriumil on seisukoht või poliitika selles osas, kas väikekarja või väikeettevõtluse korras karja kasvatamine või loomapidamine, kas see on riigile oluline? Et kui vaadata neid praeguse perioodi, mitte rääkida unistust, aga vaadata praeguse perioodi toetusi, no siis minu arust see on nagu vastus. Et väga paljud toetused on seotud väikeste loomarühmadega. Et meil olid see seotud toetus sel perioodil oli ka veel väikestele või oligi lihaveistele ja lammastele ka. Aga kuna praegu see nõue ikkagi Euroopa Komisjoni poolt on, et seda seotud toetust saab maksta ainult siis, kui selge loomade arvu vähenemine on, siis selle pidime praegu ära lõpetama. Et me taotleme ka sellele poolele uuel perioodil, et oleks võimalik maksta mitte ainult lähtuvalt loomade arvust, sest kunagi ongi miinimum ja sealt edasi minnakse ainult üles, aga oleks võimalik lähtuda ka muudest kriteeriumitest, sotsiaalmajanduslikest või millestki muust, et oleks võimalik ka neid väiksemaid karju veel toetada. Aga kui jätame korras toetuse kõrvale, ma pean silmata rohkem seda, et ju põhimõtteline eripära suurloomapidamisel ja väikeettevõtlusel on see, et selleks, et väikeettevõtluse vormis see nagu üldse ellu võiks jääda, peab kogu see lisaväärtus loomine toimuma seal samas koha peal. Selles mõttes, et ühe looma pärast ei ole ei logistiliselt, ei majanduslikke argumente ei ole võimalik tuua selleks, et teha kõike samamoodi samas protsessis nagu suurloomapidamisel. Et kas sellist strateegilist suunda Maaeluministeerium nagu mõtleb, et mis peaksid olema need muud tingimused selleks, et väike loomapidamine võiks üldse ellu jääda? Et kui ma su küsimusele vastaksin ei või jah, siis ega me kummagi puhul ei saaks aru, et mida me täpselt siis silmas peaksime. Et kui me räägime väike loomapidamisest, siis ega selles osas Eesti suurt ei erine ju teistest riikidest, et paljudel juhtudel väike loomapidamise puhul ikkagi see on kõrvaltegevus. Meil ministeeriumis töötab ka päris palju inimesi, kes tegelevad loomakasvatusega muu töö kõrvalt, et kellel on väike lihaveisekari kuskil
või mingi muu asi, nii et ega päris seda kindlustada kindlasti ei saa, et vaatamata loomade arvule kõigile, kes loomakasvatusega tegelevad või mingi muu põllumajanduse valdkonnaga on võimalik kindlustada näiteks täistöökoht. Aga näiteks kui me tuletame meelde, et mis meil selle perioodi alguses oli, siis üks selline, ma ei ütle, et mitte lööklause, aga üks selline postulaat, mille me välja ütlesime, Ivari Padar oli siis minister, oli see, et üks suits ja üks töökoht ja ma seda täna ei käsitlenud, sest ei olnudki ettepanek või eesmärk kõigist toetustest ülevaade anda meil väikestele põllumeestele, kellel siis müügitulu on aastas kuni 14 000 eurot, on ju väikeste põllumeeste toetus 15 000 perioodi peale ilma aru andmata täpselt, mitte ilma aru andmata, aga ilma ettekirjutuseta, et mille jaoks seda raha kasutatakse. Et noh, need võimalused on olemas ja sa nimetasid lausa ühte looma, et selle, pigem räägime õige natuke suurematest karjadest, eks seal tulebki neid võimalusi ära kasutada, mis on, aga kuskilt tuleb see majanduslik mõõde asjadele juurde ja sealt tulebki see, et kas me saame seda loomakasvatust siis ühel või teisel juhul vaadata nagu põhitööna või kõrvaltööna. Aga nii üldpildina kokkuvõttes ma arvan, et meil igati soosiv suhtumine sellesse, et väike loomakasvatus ka meil nii majanduslikus mõttes kui muus mõttes pildile jääks, on igal juhul nagu olemas. Küsitis nii, kas kodus tapmine ja selle toote realiseerimine ametlikult on kunagi Eestis võimalik? No see on nüüd see kategooria, kus kantsler ei oska täpselt vastata, aga see on oluline küsimus, kõigile, kes ükstapuha, mis ulatuses loomi kodus peavad ja see on oluline küsimus ka tarbijale, et kes annab talle kindlustunde, millise kvaliteediga liha ta tarbib, eks. Et ma tean, et selles osas on nõuded ikkagi leebemaks muutunud, need võimalused avardunud. Ma ei oska praegu öelda, et oleks arutelu, et oleks kavas praegu mingeid väga suuri ümberkorraldusi teha. Mina võin selle küsimusele vastata, olles Veterinaar- ja Toiduameti mõiste bioohutuse töörühmas. Nõuded karmistuvad. Me töötame praegu selle nimel. Et selles suhtes, et praegu on see selline hall ala, reguleerimata ala, ja väga palju lambaid läheb just kaduma ju nii-öelda, eks statistiliselt jäävad kadunuks nii-öelda. Ja Veterinaar- ja Toiduamet tahab sellele asjale ära võtatud, et praegu on ikkagi töötatakse välja uusi nõudeid, mida on lihtsam. Siis Veterinaar- ja Toiduamet tahab lambakasvatus ära lõpetada Eestis? Mina ei ole Veterinaar- ja Toiduametnik, eks ole, aga see on nagu see teema, mida võiksid arvatavasti need erialaliidud nagu ise üles tõstatada ja teisest, see on aga see, mis puudutab lambakasvatust, et ega see, et lambad ei ole pildil, ei ole seotud tapmise keerukuse või mitte keerukusega. See on seotud sellega, et majanduslike põhjustega, et ei võetagi arvele seda müügitulu, mis olemas on, eks. Aga see on üks meie paneeldiskussiooni teema, ma selle tõttu praegu selle katkestama moderaatori õigusega ja jätkame seda peale lõunat. Kas ma ühe küsimuse võin veel küsida, et mind huvitab see statistika, kas on nagu lootust millalgi, et see lihaveis kajastub eraldi rea peal? Mitte, et on veised, piimalehmad ja lihaveis on kuskil seal vahel. Nii lihana kui ka üldse nagu igal pool statistikas. Mul vähemalt üks joonis vist ikkagi oli, kus lihaveiste joon oli ka eraldi tõmmatud, et see lihaveiste arv, et on praegu vist 75 ja 70 000, et see on nagu teada. Aga selles osas ma pead anda ei oska, sest Statistikaameti poolt see, mis puudutab põllumajandusloomade statistika, mitte põllumajandusloomade, vaid üldse põllumajandusstatistikat, see pool pigem on nagu jäänud kehvemaks, et meil ei ole väga suuri lootusi, et sealt oleks midagi praegu juurde tulemus, et see on mitmes teises valdkonnas, eriti aianduses ka suur küsimus, et ei ole väga täpset ja head ülevaadet,
et kui tehti seda lihaveisekasvatuse arengukava, siis see oli üks nagu põhiprobleemidest, mis üleval oli, et noh, et ei olegi täpselt ja head ülevaadet, eks. Et seal mõned on nagu sellised oletuslikud kahjuks. Nii, aga täname Illerit tulemast. Ja samamoodi. Aitäh!